6. käik. Tere õhtupoolikut kõigile rallisõpradele. Monza ralli on juba käima lükatud, hooaja viimane ehk siis 7. etapp ja pühapäevaks, kui mitte varem, on meil maailmameister selge. Kõigi eelduste kohaselt saab selleks Elfyn Evans, kuid oma sõna on siin kindlasti sekka öelda ka Sébastien Ogier ja veidi vähem võivad sõna võtta Thierry Neuville ja Ott Tänak, kuid matemaatiliselt on kõik veel võimalik. Hetkel, kui rallist on sõidetud testikatse ja tervelt üks terve kiiruskatse, hakkame sellele ralli nädalavahetusele ette vaatama koos Roland Poomiga. Minu nimi on Gunnar Leheste. Tere sulle, Roland! Tere õhtust! Ütlen veel ära seda, et kellel mugavam meid kuulata mõnest teisest platvormist, nimetage mõned SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast, iTunes, Spotify ja mis iganes podcasti rakendused veel olemas on, siis seda võib teha. Ja meie meiliaadress on 6kaik@delfi.ee, kuhu ootame siis terve nädalavahetuse jooksul erinevaid küsimusi, mis teil ralliga seoses tekib. Aga Roland, võib-olla sissejuhatuseks, kui kaugel või kui detailne su enda järgmise hooaja plaankava on? No mingid mõtted on olnud ja eks me peame hakkama vaatama siis selle järgi asja, et kus mida toimub. Ma ausalt öeldes praegu ei julge sinna aasta algusesse, veebruarisse Rootsi võib-olla selles mõttes kõige suuremaid kaarte panna, et seal peale minna. Igasuguseid erinevaid uudiseid on tulnud, kuidas Rootsi ralli on ilma publikuta 15 miljoniga miinuses, et see ei tundu nagu reaalne, et nad seda teha, selliselt saavad. Aga mingid mõtted on, et võiks näiteks äge ralli Portugalis märtsis hakkab, et me hakkame jooksvalt kokku panema midagi, see tundub selline äge koht, kuhu võiks minna ja seal sellised kitsamad, tehnilisemad katsed iseenesest meeldivad mulle ja kruusa peal ka, nii et tunduks selline mõistlik algus alata. Seda sama Monza rallit meeldiks sulle kunagi sõita? Sellisel kujul, nagu see selleks nädalavahetuseks on ette ehitatud? Sellisel kujul ma arvan, et oleks seda suht fun sõita, kui sa ei pea seal meistritiitli nimel võitlema, et sa lähedki lõbutsema, siis on, ma arvan, päris lõbus. Aga seal praegu Evansin aasta tegelikult väga olla ei tahaks. Ogieril selles mõttes pinget selles mõttes kindlasti nii palju peale. Ta läheb lihtsalt, üritab nendest oludest võtta, et seal kas käsi kullas või on ju teistpidi, et seal võivad ulmevahed selles mõttes sisse tulla, teades Ogieri kogemus ka nendes libedates oludes, et jah, kui sa nendes oludes kodus oled, siis võib seal panna kõvasti. No hakkame neid 16 kiiruskatset kuidagi ette analüüsima. Mulle endal tundub, et need talvised olud, mis nüüd erinevad kanalid pidi on nähtud, juba eile nägime laia lund sadamas, mehed tegid veel rekesid. Täna nägime, et ega need olud kõige kuivemad endiselt ei ole, et libiseti seal korralikult ja mulle tundub, et see tuli vähemalt üldsusele üllatusena, et ma ei tea, võib-olla sõitjatel oli vähe detailsem info, kuidas ilmaolud välja hakkavad nägema. Kindlasti jah, need olud olid juba, ma arvan, selline nädal tagasi teada sõitjatel, mis seal tulema hakkab, aga ma tahaks öelda, et ma arvan, et need olud praegu päästavad selle ralli lihtsalt, et muidu ta oleks selline sunniviisiliselt tehtud ralli, mis õigele sellise rallisõbra jaoks võib-olla tundub selline veits igav seal enam pool rallit seal rinka peal kihutades, et vahepeal saab korra metsa ka, aga muidu seal rinka peal. Aga need olud teevad selle rinka peal ka selle asja ulme põnevaks ja muidugi ralli korraldajad selliseid lõike sinna sisse pand lihtsalt puhtalt muru peale minek, et me nägime juba praegu, mis toimuma hakkab, et see nagu päästab selle ralli ja see teeb selle ralli tõenäoliselt põnevamaks kui mõne täispika MM-ralli, kus actionit ei näegi, mida ju tegelikult rallifänn tahab näha. No just, kirja on see pandud küll asfaldiralli, aga mina näen küll esimest korda, kuidas ralliautodega muru peal sõidetakse. Võib-olla sul on vähe teised kogemused? Muru peal pigem näeb seal tee pealt väljas sõitmist ainult, et
Kruusa peal on küll käidud, äkki Saksamaal mingid lõike on olnud lühikesi, aga nagu muru peal sõitmist küll ma pole varem näinud, et pigem see on selline külarallide teema kuskil Kohilas või ma ei tea, kus see mitte nüüd asukoha kohta halvasti öeldes, aga nagu kuskil Eesti külas, ma ei tea, külamehed võistlevad omavahel, tundub selline asi. No me vaatasime siin sinuga seda esimest katset koos. Sa ütlesid sellise kommentaari, et Ott on jääraja sõitu omal ajal kõvasti harjutanud, et see tuli talle ka seal libedates sektsioonides kasuks. Ja Rovanpera puhul oli ka seda ilmselgelt näha, et Rovaniemis kindlasti kõvasti ta ka käinud sõitmas, aga selgelt on sellistes oludes näha, kes on libeda peal sõitnud rohkem ja kes on vähem sõitnud, et kui enne kurvi seal muru peal juba autoristi lasta, siis jääraja peal sõitnud vend teab, et niimoodi kiiresti ei jõua, et pigem lase gaasipedaal lahti ja siduripedaal alla ja veere läbi sealt ja oluliselt kiiremini läheb see läbi, nii et sõidustiilist muidugi näha, kes on libeda peal sõitnud. No Ott ütles eile tabavalt, et alustasime Montes ja lõpetame Montes, viidates nendele oludele. Esimesed katselt Ott Tänakule 3. koht, 2 sekundit kaotas Sebastien Ogiele. Kui katse oli 4,3 kilomeetrit ainult pikk, siis tegelikult on ju vahed täiesti olemas ja reaalsed, kui vaadata Esa-Pekka Lappi ja Tanis Ordo 6. kaotavad Ogiele juba 3,7 sekundit. Kui niimoodi katse haaval 2-4 sekundit kaotama hakkad, siis lõpuks on juba päris okei vahe. Jah, ega tihti sellist asja ei näe, et 3. koht kaotab paljud on siis? Pool sekundit kilomeetrile. Et mis siis, et see seal ringrada on, aga need vahed kindlasti saavad olema ikkagi nii-öelda nagu metsa vahel sõitmise vahed, et need on päris trikiks tehtud ja eriti need olud. Hommikul on pilved jumala maas, sellega suurt ei näe ka tegelikult, nagu täna hommikul näha oli. Ja hommikul ka kohe Evansil juhtus, see on väga libe, teine neid rehve ei saa soojaks seal kuidagi. Nii lühike katse on ka, neid rehvid ei saagi soojaks katse lõpuni. Seal neid keerulisi kohti on ulme palju. Käime selle kiirelt üle, kui keegi veel ei tea, mis hommikul juhtus, siis Elfin Evans esimesena testikatsele läks ja kohe esimesena hakkas tal juhtuma ka. Tegi spinni ja mis ta nüüd ära lõhkus? Suitsema hakkas välja laske toru? No eks seal sai kered ja tailid said vigastada ja kuskil hakkas midagi sulama ja kärstama, et välja lase kuskilt sai viga ilmselt, jah. Ja Toyota nädalavahetuse algus ikka täielik oleks, siis Takamoto Katsuta katkestas sellel lühikesel 4,3 kilomeetrisel katsel muru peal. Juba ennem ta pani seal ühe torbiku, või need ei ole enam torbikud, vaid sellised kastid või koonused või ühe selle sõitis otseks ja ei võtnud sellest väga õppust ja läks täie hooga sinna muru peale ka, aga seal väga ratas enam ringi ei käinud ja tuli siis nagu Vormel 1 auto tuli ennast kõrvale parkida ja nende kraanat ootama jääda, aga ei tea, mees ju tegelikult võitnud isegi Rootsi ralli ära WRC2 arvestuses, et elab ka Soomes, võiks nagu teada, kuidas libedaga sõita, aga midagi ta seal tegema läks, et oleks võinud ju korra maha võtta, et nüüd on näha, et mitte 7 minutit, vaid 10 minutit hoopis trahvi, kui on 1 katse päevas siis. Ja teist päeva 10-minutise trahviga alustada on päris karm muidugi. Kes on selle ralli võidule favoriit? Kihlveokontorid pakuvad üsna üheselt Otti. Aga kõige rohkem vajab seda võikut ikkagi Ogier, olgem ausalt. Jaa, kindlasti, et nagu kui nüüd spordilu põhjal vaadata, siis ega Oti võit midagi ei muuda seal selles mõttes. Pigem Ogier võidu peale ja Evans peab top 3 põhimõtteliselt jõudma, et võtta sealt oma tiitel, mis saaks olla lahedam kui paari punktiga võetud tiitel. Ma arvan, et väga, väga tihti sellist asja ei näe, nii et ja Ogier kindlasti läheb selle võidu peale pushima, seal ei ole müüd küsimust. Evansilt me oleme näinud Shakedownil viga ja esimene katse oli ka selline suhteliselt keeruline tundus tal, et see igal pool ikka see auto libises. Et seal
kindlasti hakkab asja juhtuma, nii et lõpuks ralli võidab see, kes lihtsalt püsib tee peal, ma arvan. Olgu siis punktitabel ka kiiresti üle käidud. Evans 111 punkti, Ogier kaotab talle 14 punktiga, Neuville 24 punkti ja Tänak 28 punkti Evansist maas. Lauas, nagu me teame, on ühel rallil 30 punkti, ehk siis 25 pluss punktikatse 5 punkti. Ärme neid tagumisi mehi hetkel isegi vaata, sest tiitlile konkureerivad need 4 meest. WRC kodulehel oli siin Google'i põhine ennustus, et kes tuleb maailmameistriks. No Elfyn Evans tuleb maailmameistriks siis 56,2% häältes kogus ja päris soliidne vastajate hulk 3500. Sebastien Ogier ketas on siin veits väiksem 20,2%. Thierry Neuvelli võitu usuvad veel 12,7% vastajatest ja Ott Tänaku fännid on ka oma hääle siin andnud 11%. Peetakse Ott Tänaku tõenäosust sel aastal, sel keerulisel koroona aastal tiitel peakohale tõsta. No palju spekulatsioone ja palju vaidlust on nüüd selle üle olnud, kas see 7-etapiline rallihooaeg ja see rallitiitel on ikka täisväärtuslik. Ogier ise on siin öelnud, et ega ta väga täisväärtuslik ei ole, aga mina olen küll seda poolt, et tiitlit välja andmata nüüd päris kindlasti ei saa jääda, et kui me sõidame, siis sõidame ikka punktide peale ja mis me niisama nalja teeme. Kuidas sina suhtud sellesse 7-etapilisse hooaega? Minu pärast olgu 5 tiitli peab välja andma. Seal ei ole vahet, et kõik nad alustasid võrdsast kohast. Keegi ei teadnud Montes, et hooaeg nii lühike saab olema. Keegi ei teadnud Mehhikos veel, et see hooaeg nii lühike saab olema. Nii et ma räägin, olgu 5 etappi, see tiitel on väärt ikka täpselt sama palju kui need teised tiitlid. Lõpptulemus, ma ei tea, kas sina mäletad, kuidas 20 aastat tagasi mingi tiitel välja, et ta on ikkagi, see on ikkagi tiitel on tiitel ja nii on. Loomulikult nimi läheb ajalukku, Briti mootorispordi ajalukku ja kindlasti Walesi mootorispordi ajalukku, kui see etapp peaks siin ette arvatud teed pidi minema. Ma ise olen selle enda jaoks mõtestanud niimoodi, et võib-olla just tänu sellele, et see hooaeg on selline ja terve see aasta ja kogu see maailm on selline, on see tiitel just väärtuslikum. Jaa, muidugi. Selles mõttes, et vähem väärtuslikum ta kindlasti ei ole, kas rohkem väärtuslikum, miks mitte? Selles mõttes, et esiteks peaks ütlema kõigile nendele vendadele nagu aitäh, et nad üldse on selles mõttes see aasta need rallid ära sõitnud, et kui suusatamises riigikoondised ütlevad, et nad ei lähe võistlustele, siis kumb nüüd siis parem on, et ilmselgelt see, et nad tulevad ja teevad seda ja selles mõttes ilmselgelt see hooaeg on keeruline olnud ja see, kes selle tiitli võtab, see on täpselt samaväärne tiitel. No keegi ei saa vastu võielda, et Elfyn Evans ja Scott Martin on sel aastal kõige paremad olnud. Vaatame rallivõit Rootsist, rallivõit Türgist, 3. koht Montest, Mehhiko ja Eesti 4. kohad, Eestist veel punktikatse 2. koht ja Sardiinia 4., et kõige stabiilsem konkurentsintult. Ja see ongi väärt meistri tiitlit, et kõige kehvem koht hooaja peal 4. 2 poodiumit, 2 võitu oli, 3 poodiumit 5, nii et vahet ei ole, see hooaeg oleks võinud jätkata ja küll ta oleks edasi pannud samamoodi, ei ole kahtluski, kui hooaja alguses oled sellises oas, küll sa paned edasi ka, et ma ei tea, lõppegu Monsaga või lõppegu kus iganes, Evans on ülikõvad sõitu see aasta teinud. No me tegime siin enne saated kiire kalkulatsiooni, mis koha Evans peab saama, kui Ogier võtab siit 30 punkti ja me jõudsime järeldusele, et see koht oleks 3. ja 1 punkt veel punktikatselt. Jaa, lihtne ei ole ilmselgetel. Ja 3. kohta ka see ralli lihtne ei ole, ma arvan, võtta. Ja kui Ogier tundub, et on see loos ja peaks veel võtma Power Stage 5 ka, mida ta tahab kindlasti minna tegema, et tal on täis pank või mitte midagi, siis Evansi 3. koht, jah.
peab olema miinimum, mis ta võtab. Aga sõitjate tiitel ei ole õnneks või kahjuks ainus, mille peale mehed sel nädalavahetusel sõidavad. Me jahime ka tiimide tiitlit, konstruktorite karikat. Võtke, kuidas tahate. Hyundai juhib selles arvestuses 208 punkti on neil, Toyotal 7 punkti vähem ja M-spordist ei maksa rääkidagi, ainult Hyundai ja Toyota sellele tiitlile ilmselgelt konkureerivad. No Hyundai jokker on siin Tanis Ordo, tundub, et Toyota oma jokkerit siin enam Takamoto näol kindlasti välja ei pane, et tiitel on ainult Hyundai kaotada. Ja võib-olla selles mõttes on meeskonnad suht võrdsed. Mõlemal on, ütleme siis, Toyotad juhivad on 1-2 ja Hyundait 3-4 ja mõlemas meeskonnas tegelikult tõenäoliselt tuleb võitlus oma meeste vahel. Et ja see on, ma arvan, kõige seda nagu need suured mehed seal meeskonnas ei taha kindlasti, et oma mehed selles olukorras võistlema hakkaks, aga no meestel isiklikult on selles mõttes, ma arvan, suht savi. Neid ikka huvitab enda koht seal vähemalt sama palju kui mitte rohkem. Suht põnev saab olema selles mõttes, et kes sealt tee pealt minema hakkab. Nendes oludes raudselt hakkab, seal pole kahtlust ka. Nii et praegu vaatame, et Hyundai juhib on ju paari punktiga, aga ei Ott ega Neville seal tagasi andma ei hakka, nemad tahavad täpselt samamoodi seda top 3 või võitu vähemalt, nii et ma hakkad samamoodi panema nagu Ogier ja Evans. No Andrea Adamo, Hyundai tiimipealik on kindlalt välja öelnud, et tema jaoks on see tiimide tiitel just kõige tähtsam, seda enam, et individuaalne tiitel tundub minevat Toyotasse. Minul kui kõrvaltvaataja fänni seisukohalt on WRC rallil alati see konstruktorite karikas nagu nuhtlus kaelas. Ma ei suuda olla Hyundai fänn, ma ei suuda olla ainult Toyota fänn. Ma ei tea, võib-olla keegi suudab olla väiksema tiimi M-spordi fänn. Erinevalt võib-olla vormel 1, kus on väga selgelt Ferrari fännid, McLareni fännid, sellised. Kuidas sina suhestud konstruktorite karikusse? Jah, F1 või Formelis see asi on natuke teine, et sul ongi sellised autotootjad seal, mis ongi su unistes, ja sa tahad Ferrarit kunagi, siis saadki Ferrari fänn. Aga tõenäoliselt Toyotaga natuke teist asi, et ma ei tea, elu unistus kellelegi Priust ilmselt ei ole saada. Nii et seal on asi kuidagi teistmoodi, jah. No meeskonna jaoks on kindlasti ülioluline see tiitel võtta ja et nad selle jätkaksid. Ma arvan, et Hyundai jaoks oli see eelmine aasta nagu kriitilise tähtsusega. Fännina, kui fännina seda asja nüüd vaadata, siis ega selles mõttes on suht savi, kes selle võtab. Et ma ausalt öeldes pean tunnistama, ma isegi tean neid punkte, mis seal konstruktorite arvestuses veel on, et ma pidin täna üle vaatama, mis seis üldse on, et kes nagu juhib või kes on teine. No rallis pigem jah, ma ei tea, sõitjate punkti tabel on ikka veits olulisem. Ma ei oska öelda täpselt, mis põhjusel see niimoodi välja on kujunenud, aga tõenäoliselt, nagu me just rääkisime, et mingi tootja on lihtsalt atraktiivsem fännidele ja rallis selliseid tootjaid ei ole, mis oleks suvalisele vennale nagu ulme atraktiivne bränd, mida ta nagu, mis oleks elu unistus mingi auto osta, nii et tõenäoliselt sellest see asi tuleb. Aga vaatame nendele katsetele ka nüüd natukene detailsemalt otsa. No laias laastus näeb ralli välja selline, et homme ja pühapäeval sõidetakse sealsamas Monza ringrajal, nagu me esimest katset nägime. Esimene katse oli 4,3 kilomeetrit, olgu see veel üle korratud, aga homme sõidetakse nende samade koonuste ja kruusateede ja muru peal veel selliste pikkustega katset nagu 13,43 ja 16,22 ja õhtul lõpeb siis õhtupimeduses 10,3, et no kui juba 4,3 peale juhtus, siis ootan küll huviga, mis seal 13 kilomeetri peale saama hakkab.
Ja ma kaarte ma olen vaadanud, aga ma tahaks kõigepealt näha, kuidas see päriselt välja näeb, seal sõita 16 kilomeetrit katset ja seal vist nad peavad tiirutama ikka seda tiiru või seda rinkatiiru ka ära, et sealt kokku seda saada. Aga no kindlasti hakkab juhtuma 16 kiltsa ja kui nad selliseid murulõike seal veel on, siis no pole kahtlust ka. Pull on muidugi see, et iga katse vahel on servis, nii et kui seal mingid pulli teed ja katse lõppu vähemalt saad, siis saad auto korda ka õnneks. Kas me võime karta, et seal läheb ikka täiesti, ma ei taha kasutada sõna loterii, sest olud on ju kõigile võrdsed, aga kas see pakk võib seal täiesti segamini minna? No kui meil on sellised lõike sees nagu täna oli, siis kindlasti seal nagu ei saa, nagu seal mehed ütlesid, et ei saa aru nüüd, kas auto sõidab ja meie oleme reised või meie sõidame auton reise, et midagi aru ei saa, mis vahepeal toimub, et seal võib täiesti ootamatust kohast midagi juhtuda. Nii et pigem on see ralli selline ikka jah, kus nagu ennustada on keeruline ja kõik võib sassi minna. Ma muidugi ei tea, ma pole ausalt öeldes vaadanud, millised need, kas pannakse muru peal ka seal homme või panda. Aga eks see saab olema avastamine, ma arvan, kõigi jaoks, et ma ise seda esimest katset vaatasin küll suure põnevusega, et mis sellest siis on välja joonistatud seal ringrajal, et sinna vanale ringrajale ikka ei mindud kahjuks seda kaldega osa võtma. Seal oleks võinud ka panna ikka. Aga ei, no tegelikult ma tahaks näha, et laupäeval oleks veel lund seal mägedes, see oleks üliäge. See paneks ikka nagu, see oleks ikka nagu hooaja viimaseks ralliks ulme, kui seal on veel lumi maas laupäeval, sest rekke pildid, mis olid, kus nad kirjutasid neid katseid, seal oli nagu reaalselt lumi maas, suur lumi oli maas. No ma vaatan Monza ilma prognoosi, see kõige algelisem Google, eks seal näitab laupäevaks 6 kraadi maksimum ja 3 kraadi miinimum, aga see on tasapinna all. Ma arvan, et seal üleval võib ikka veel nalja saada. Kui ma ei eksi, siis nad ikka on seal 700 pluss meetrit kõrgel. Just. Nii et see saab vägeval, kui seal lumi maas on, siis pane seal selle lamelliga, mis toodi, ega see lamell ka tegelikult ei ole mõeldud täpselt nende olude jaoks. See on ikkagi mõeldud pigem nagu ütleme, selle jaoks peab olema külm, et kui sul on soe lumi, siis see ref ei ole selle jaoks mõeldud. Pigem ma ei tea, on mõistlikum panna mingisugune hakkapeliita alla ja see tõenäoliselt võiks toimida ka paremini. Et võib-olla ralli kaugemad kuulajad ka saaks aru, et sellele hooaja viimasel etapil on Pirelli ja Michelin välja toonud siis ka lamellrefid, mitte naelrefid, nagu kas Montes on naelrefid? On küll. Montes ja Rootsis on naelrefid? Ja Monte nael on selline, lamell, millele on pandud natuke suurem nael sisse, kui me nüüd täna siin tänavalegaalset refi tunneme, et natuke suurem nael. Rootsi on siis piik, on ju, suure naelaga. Et aga seda Monte naela siia ei lubati lamell ja mis oludes, mul endal kogemus puudub selle lamelliga sõitmisel, aga mis oludes see lamell töötab, pigem tundub see lamell olevat see miinuskraadidega töötav ref, mida Montes pigem tuleb ette. Nii et kui seal üleval on selline lörtsine märg lumi lihtsalt, ega ma ei tea, kas see lamellgi seal töötab, nii et hullult põnev saab see laupäev olema, ma arvan. See saab olema siis pärast tiksumine, kui seal üleval lumi on? Jaa, ma arvan, et see, mida Montes olen näinud, et see võib kohati samasugune tiksumine tulla, kui seal on lumi. Kui lund ei ole, siis hakkavad panema ilmselgelt. Aga kui seal on lumi maas, siis see võib kohati tulla isegi suurem tiksumine kui Monte. Ja me vaatame laupäevale otsa, homme sõidetakse siis 5 katset ja laupäeval läheb SS7-ga edasi ja need ei ole mitte lühikesed katsed, seal mägedest alla tulek 25 kilomeetrise katsega alustame, edasi läheb 11 kilti, siis 22 kilti ja siis kordus läbimine ja õhtu jälle pimedas Grand Prix. See Grand Prix on ikka see ringraja katseks. Jah. Aga mõtlen, et kui sa lähed laupäeva hommikul servisest välja ja
sa tead, et sul esimene katse on lumine, sa võtad lamellid kaasa, teine, kolmas katse on puhas asfalt, mida sa teed? Mida sa teeks? Jah, sa ei hakka ju esimese 5 kilomeetri jaoks panema lamelle, kui järgmised 30 kilomeetrit on puhas asfalt, siis sa paned ju slikid alla, pehmed slikid või vähemalt vihmarehvi. Kuidas sa lihtsalt need, ütleme, 5 kilomeetrit mäest alla tuled lumega, slikiga? No see tundub täiesti ebareaalne, nii et kui selliseid tingimusi seal tulema hakkab, siis hakkab küll seal nälja saama. Mis asjad hakkavad rolli mängida? Kas julgus? Ma ei usu, ei julgus vast ei ole. Kuidas, ma arvan, et seal lihtsalt pead vaatama, et see auto sealt tee pealt ära ei libise, Seal ei olegi mitte, kui me räägime... Kogemused? Jah, kui me räägime nendest sellistest oludest, et me sõidame sealt allapoole, on ju. Ja kui sul on alguses lumi maas ja sa oled tulnud slikiga, siis sa lihtsalt peadki sealt kuidagi alla veerema selle, kaotadki võib-olla pool minutit seal esimese lõigu peal, aga kui saad puhta peale, siis tõenäoliselt sõidad tagasi selle, kes on siis tulnud pehmema või lamelliga, et nagu Monteski me näeme seda, et ühe katse peale võid pool minti kaotada, teisel võtad tagasi, et selliseid asju võib tulema hakata. Rääkides stardijärjekorras, siis kui mugav Evansil homme võiks olla esimesena rajale minna? Ma arvan, et homme on päris hea. Ma räägin, kui jälle on selliseid kruusalõike asju sees, siis ju esimesen on mõistlikum sa ei taha pärast selle muda sees keerutada, eks? Just, et parem seal värske kruusa peal, kui pärast muda sees panna, nii et homme on tal, ma arvan, väga okei. Ja seal rinka peal ei ole selles nii hullu ka, ma arvan, et saab käe soojaks sõita. Et kui minna homme kohe siin üles metsa vahele, siis läheb asi nagu vähe võib-olla keerulisemaks, aga seal ma arvan, et ei ole hullu. Saavad käe soojaks sõita kõik ja siis laupäeval panema hakata metsas. Aga seal laupäeval, kui suur roll saab olema sinu arvates stardijärjekorral? Me ei tea veel, mis olud on, aga eeldame, et need on lumised. No siis jah, kui eeldad, et on lumine, siis ma eelistaks ees minna, et sa saad oma jälge sõita. Pärast on lihtsalt see teema, et sul on kohustus sõita seda jälge, kes sees läinud on. Sest paksu lume sisse on ikka, kui sa ralliautoga paksu lume sisse satud, siis ei ole selles mõttes midagi teha, et siis on auto juhitamatu ja pead lihtsalt lootma, et kuskil mingi hetk hakkab rehv pidama. Nii et ma arvan, et päris nii hullu lund ei ole, kui me rekke ajal nägime. Ja eest on mõistlikum minna. No kui rääkida siin palju selle oli vist 1,5 kuud see paus, et palju keegi selle aja jooksul siin sõita sai, no Ott Tänak Kehala ralli, mis arvad, vist päris mööda külge alla ei veerend see kogemus, kuigi seal väga asfaltisõitu ei olnud? Ei, kindlasti ei läinud. Ma sain aru, et nad ikka midagi testisid seal ja proovisid, uued aerotükid olid seal külje sees ja... See oli vist ikkagi sõit, ma ei mäleta, kas selleks hetkeks Belgia rallilt veel ära polnud jäetud? Nad pidid sealt minema edasi Belgiasse? Selleks hetkeks oli juba ära jäetud. Oli juba ära jätud? Ja. Et alguses oli neil plaan, et nad lähevad otse edasi Belgiasse, seda ei toimunud, nii et eriti Otil ju, tal on tähtis, et mida rohkem kilomeetrit autosse viistuda, seda parem on. Aga ei, testi mõttes ka, nad kindlasti proovisid seal uusi asju ja testi arvud on ju piiratud, nii et iga selline võistlus tuleb kasuks ikka. No testida on ka saanud ka Toyota, aga kes endiselt on nii-öelda vaese lapse rollis on M-Sport, oli vist Gus Greensmith, kes sai seal M-Spordi baasi ümbruses natukene tiirutada, eks? Ja ma ei saa sellest aru, nagu naljakas on, et ei või siis helistada Teemule ja Esapekkale, et tulge ka korra tehke paar tiiru kasvu, et miks, see ei maksa ju midagi tegelikult, et ega see nad ju oma autot ei rendi ja kui oma seal garaaži taga sõidavad, siis testiauto on eraldi niikuinii, võiks ju vähemalt, ma ei tea, pakkuda. Tulge tehke paar tiiru, saate nagu märri asfaldi peal sõita ja rinka peal, neil on ju väga hea ringrada seal M-Spordi taga. Aga jah, ainult kas sõitis, nii et teised panevad külmalt jälle. Mida me homsest päevast siis ootame? Ma ei tea, lahe oleks, kui midagi sarnast nagu täna. Et selline ringraja ralli ja natuke põnevus ka, keegi natuke vürtsitab seda asja meil siin, et fännidel oleks ka äge vaadata. Aga
no mis siin ikka kindlasti me ei taha, et Ott hakkab seal veiderdama. Ei, mitte seda, kindlasti mitte. Aga eks me ikka näeme head võistlust, tahaks näha ju, et Ogier ja Evansi võistlust eelkõige, et seal ei ole kahtlust. Aga tegelikult on põnevaid võitlusi veel WRC 3 klassis või WRC 2, kumb see oli nüüd? Ma isegi ei mäleta praegu. Ühesõnaga mingi R5 klassis siis. Ja junior WRC-s on asi väga lahtine. Et tegelikult nagu igas klassis on asju jälgida ja eriti võib-olla veel junior WRC, mis mul on ka selline kodune koht, et iga katse võidust punkt. Ja me teame, et Sesk tõmbas nagu ikka räigelt testi enne seda rallit. Ta sõitis, ma ei tea, 1000 kilomeetrit vähemalt testi. Ja siis on teine vend Kristenson, kes tuli ja lihtsalt istus praegu autosse. Shakedownil ta oli kiirem, esimese katse aegasid veel ilmselt ei ole. No ma vaatan esimese katse junior WRC ajad esimesel 6 autol on olemas. Ja Kristenson oli Seskist kiirem. Ja Sami Pajari pani seal katse kinni 1,6 sekundiga Kristensoni ees. Sesks jäi siis maha Pajarist 5,3. WRC 3 võitis katse Jari Huttunen Andres Mikkelseni ees 0,7 sekundiga. Seal on vahed vaata isegi väiksemad kui WRC-s. Ja Huttunen absoluudi 9-8, see on nagu Huttunen on ikka viimase paari aastaga nagu hullult arenenud. Igatahes saab põnev olema ja ma loodan, et tegelikult seda teleaega peaks homme jätkuma siin kõikidele teistele klassidele ka minu pärast kas või lõpuni välja, sest katsete vahed on ju pikad. Katsete vahed on seal 1,5 tundi keskelt läbi ja 15 minti servisid ka, nagu sa ütlesid seal vahel, et saab olema paras väljakutse rallifännidele, kuidas need päevad üldse enda jaoks sisustada, mida nende vaheaegadel teha. Paras nuputamine, kui tahaks tervet rallit ära vaadata. Jah, muidugi. Ei ole rallisõitelu lihtne ega rallifänni elu ka lihtne ei ole, nii et aga kui nad võiks küll näidata kõik ära, et hooaja viimaselt rallit ja kui see võimalus on, siis nagu peaks võimalikult palju sõitjaid pilti saama. Igale sõitjale kindlasti kasulik, ma ei tea, sponsorite kajastamiseks ja enda promomiseks, et võiks kõike näidata muidugi. Nii et lahe saab kindlasti homme olema. Ma vaatan junior WRC 3,7 sekki Kristensonile kaotas Sesk, nii et ma arvan, et seal veel hakkab ka jõhtama, sest Sesksil on küll ainult üks mõte, et see tuleb ära võita ja kõik. No ma rääkisin ka taga veel paar päeva tagasi, ta ütles, et ei, et sinna on nii palju panustada, et seda asi tuleb ära võita, no vaatame. Mind ennast huvitab, kuidas see korraldusliku poolelt või logistiliselt hakkab välja nägema, kui on 15-minutilised servisid ja siis tund aega veel isegi rohkem seal reegrupis istumist, et millega sõitjad oma aega seal sisustavad? No reegrupis õnneks ei pea olema, et saab servisesse ära minna ja ma ei tea, tavaliselt meie lähme... Auto jätad sinna ja jalutad? Ja kui reegrupi aeg täis saab, hakkab saama, siis jalutad auto juurde tagasi, võid servisesse, et no mis me muidu teeme? Lähme servisesse, hakkame sööma, aga kui iga katse järgi sööma peaks... Auto muutub raskeks lõpus. Natuke läheb raskeks, siis tead, kui süüa päris iga kord ei saa. No ma ei tea, vaatavad videoid kindlasti, et kui nii palju aega on, vaatavad järgmise katse videoid ja valmistuvad edasi, et... Seal hakkab rolli mängima ka see, kui palju keegi seal katsete vahepeal endaga tööd teeb? Muidugi, kindlasti, sest see on nii sigri-migri see värk seal kõik, ma ei usu, et kellegi peas on nüüd praegu, et kõik need rinka peal välja tehtud või meisterdatud katsed, et seal ikka enne katset on mõistlik kõik üle vaadata ja meelde tuletada, milline nüüd see katse oli, et aru saada mingisugused kohad, nagu täna oli see murulõik, mis oli selline triki, et vaadata siis ära järgmise katse video ja mis kohad seal sellised ohtlikumad olid, jätta meelde ja paned jälle katse ära ja siis täpselt sama asi edasi, nii et ma arvan küll, ega seal muud ei ole, seal tehakse videotööd ja kui midagi on autol vaja sättida, siis antakse inseneridele see info edasi. No siin ei ole ka sellist juttu, et oi, see on nüüd kellegi koduralli, et Hyundai saab siin kõva eelise või Toyota saab siin kõva eelise, kuigi väikse erandiga. Tanis Ordo on Monza rallis show 2 korral võitnud aastal 2010 ja 2013, aga siis ei käidud mägedes. Ja ei sõidetud ka nendel, sõidetigi just, et sõidetigi rinka peal, ei sõidetud nende väikeste mingite abiteede peal nii-öelda. Ja tegelikult on ju Sunninen ka minu meelest käinud seal, nii et aga see ei saa olla mingi eelis, ma arvan.
et ma arvan, et võib olla ka Pärnus sõitnud, et see on sama vähe eelis, kui seal Monsas koha peal sõitnud, teinud mingisuguseid ümber koonuste sõõrikuid lasknud ja siis võistelnud seal niimoodi, et ma ei usu jah, et seal mingit eelist on kellelegi. Seda vist on öeldud, et ega koonuste otsa sõitmine sel nädalavahetusel trahvi ei too. Ma loodan küll, see muidu oleks ikka väga, väga hull see jah, rallis õnneks sellist asja ei ole, et kui koonusele pihta lähed, et siis saad trahvi või midagi, kui see oleks, siis oleks ikka natuke kurb lugu. Aga kui keegi ikka need koonused päris segi sõidab, siis katse viibib? No jah, ikka kui piisavalt, siis vast peab tagasi panema, ega kui meil Metsavahel ka šikaan on tehtud põhupallis, ta keegi sinna ikka kümpi paneb, siis tuleb see tagasi lükata, aga tavaliselt on nii palju piisavalt aega, et eriti meil ju praegu siin meie teleülekande ajal on äkki 4 minutit ikka või 5 isegi äkki on vahe või stardivahed, nii et need jõuab tagasi panna. Aga ma tegelikult korra vaatasin, kui Takamoto pani välja, et kus ta sinna rajale, kas ta saab aru, kus ta läheb või vana lõikab lihtsalt mingi paarsada meetrit võib-olla katset ära, ta ei saa aru enam, kust nagu tagasi minna. Et selline asi võib, kui sellist asja juhtu, et sa paned kuskilt otseks ja lõikadki kurvi ära, nagu me F1 oleme näinud, et mis siis saab, lähed nii-öelda tagasi sinna, kus sa välja sõitsid, et sama sõita taha või ette siis, positsioon säiliks. Aga siin ju sellist asja teha ei saa, et sa kui paned pikaks kuskilt, siis ma ei tea, Et siin, ma vaatasin ka just see Takamoto pardakaamerat näitaski kõige rohkem, et pani ikka päris kõvasti sealt otse natukene. Jah, ja ütleme, kui seda murulõiku poleks vahel olnud, oleks jätkanud sealt, kus ta enam välja tuli, ma ei tea, 10 sekki oleks võitnud, et mis selles olukorras tehakse, ma ei tea. Kuigi ta kaotas selle pidurite plokki panemisega ka natukene ikka. Jah, kindlasti. Aga kui leida, siis leiab sellised kohti, jah? Mul tuli korra, kui ma seda just laivis vaatasin, et mis nagu see, kui selline olukord tekib ja selline koht on, et mis siis tehakse. Et päris pull. Aga selge, homme seadke ennast siis Delfi ralliblogi lainele juba 8.58 stardib esimene katse ja nagu tänane hommik ja tänane esimene katse näitas, siis ei maksa ühtegi autot maha magada, sest kohe võib juhtuma hakata. Homme siis 5 kiiruskatset, millest viimane stardib Eesti aja järgi 18.38 ja umbes siin 7:30 ajal salvestame ka järgmise 6. käigu podcasti. Kirjutage, joonistage meile 6 kaik@delfi.ee ja kohtumiseni homme. Aitäh! 6. käik.